tere! Eelmine kord me rääkisime empaatilisest kuulamisest. Ja täna ma tahaks tegelikult edasi minna sama teemaga, kuulamine, aga siis natuke teise nurga alt. Et mis meid takistab empaatiliselt kuulama tihti ja täielikult siis kohal olema teise inimese jaoks, on hinnangud. Ja te olete kindlasti kuulnud, et tore oleks olla hinnangute vaba. Ja see peaks olema meie eesmärk. Aga samas hinnangud on meie nii-öelda selles ellujäämiskontseptsioonis väga olulised. Ehk siis tegelikult me anname ju hinnanguid kogu aeg, kõigele. Mis värvi midagi on, kas päike paistab, vihma sajab, inimene, sõbralik naeratus, kuri nägu. Ja see on vajalik meie ellujäämiseks, et hinnata siis nii-öelda ohtusid ja kõike muid võimalikke asju meie elus. Ehk siis hinnangute täielik väljalülitamine on üsna võimatu. Aga millele võiks siis tähelepanu pöörata? Et kutsun sind üles jälgima, millal sa annad hinnanguid, kui sa teist inimest kuulad. Ja tunnetama siis, et kui need hinnangud lähevad nii-öelda mürgiseks, pigem hukkamõistuks. Et kui sa tunned, et miski kihvatab sinu sees, siis see on see hetk ära tabada ja küsida endalt kõigepealt, mida ma päriselt tunnen, et saada siis kontakt oma tundega. Esiteks teadvustada, et tegelikult asi ei ole ju selles teises inimeses, vaid ikka sinus. Et kuidas sa reageerid mingitele asjadele. Ja kui sa saad kontakti selle tundega, siis vaadata sinna taha, mis on sinu vajadus. Mis on sinu vajadus? Kõik muu tegelikult on selline maskeering. Et võtame kas või selle, kuidas me maailma sünnime, me oleme abitud, kuidas me oma vajadusi teatavaks teeme, me karjume ja nutame. Et ema-isa teaksid, millal me tahame süüa, kas me oleme kuivad, kas me oleme soojas ja rahul. Ja need on meie põhivajadused hästi. Ja niimoodi me neid siis teavitame oma kisaga. Et kummaline on ainult see, et vahepeal me oleme õppinud rääkima ja kõvasti koolis käinud, aga tihti peale oma vajadustest anname teada ikka täpselt samamoodi. Ehk siis, et kui väiksest peast vanemad pidid ära arvama selle kisa põhjal, et mis see võiks olla, mida me vajame, siis nüüd me tihti teeme ka, kas me võime teha tseeni või oleme tülis või lihtsalt mossitame või nähvame midagi ja eeldame, et teine inimene siis saab aru, et tegelikult meil on mingi vajadus. Ja miks me nii teeme, on tegelikult ka see, et me ise ka tihti ei tea, mis on meie vajadus. Meid ei ole õpetatud olema kontaktis oma vajaduste ja tunnetega ja seetõttu me tihti ei teagi, me tunneme lihtsalt ebamugavust või ärevust, aga mis on selle taga, mida ma vajan, see on juba natukene vajab harjutamist. Ja ma tegingi teile sellise listi, kus on ära loetletud terve hunnik. Kindlasti mitte kõik, eks ole, aga mis nagu enam-vähem sellised põhitunded, mis võivad tekkida, kui vajadused on rahuldamata, kui vajadused on rahuldatud ja siis ka valik erinevaid vajadusi, alates füüsilistest kuni siis teistsuguste vajadusteni. Ja kui sa tunned, et sinul ei ole kõige kergem mõista, mida sa parasjagu tunned või su tunnete spekter on selline kolmnurk, et viha, kurbus, rõõm, siis soovitan sul selle faili endale alla laadida ja teha sellist harjutust, et iga õhtu kirjutad üles, mis olid sul täna, võib-olla mitte kõik tunded, me tunneme nii palju tundeid, aga mingid olulisemad võtmekohad, kas kui sa ärritusid või tundsid suurt positiivset tundevoogu, et mis tunded need täpselt olid ja mis olid nende taga need vajadused.
ja ajapikku siis sa hakkad juba paremat kontakti ise saama ja tunnetama ja samamoodi siis oma suhtlust nii-öelda parandama teistega ja väljendama oma vajadusi siis vägivallatul moel, ilma maskeerimata neid süüdistuste ja hukkamõistu ja hinnangute taha. Vot, natuke mõtlemisainet ja selle lingi, kust siis alla saab laadida kodulehele vaimsedreisid.ee, panen siia alla. Seal jätate oma emaili aadressi ja ma saadan teile PDF-i koheselt vastu. Aitäh, ilusat päeva!